ma just jõudsin koju. Käisin sõbranna juures ja tunnen, et miski tahab saada öeldud. Nii et vaatame, mis see siis on. Ma tunnen endas sihukest iga kord, kui ma filmima hakkan, hakkab kass megalt möllama. Ma olin ütlemas just seda, et ma tunnen alumises südamekeskuses sihukest pinget. Ja ma küsisin endalt, et kas see nagu kannatab homseni või on vaja täna või mis asi see nagu on. Et kas mul on sellega üldse vaja midagi teha. Ja ma nägin ennast kohe, kui ma seda ütlesin, nägin ennast siin istumas. Nii et me vaatame, mis asi see on. Kass näitab ka, et midagi siin liigub. Ole hea, hinga ka mõnusalt sügavalt. Ja tule oma energiaga praegu kohale siia hetkesse, et me saaksid... Vau, kuidas see palosanto tossab. Et me saaksid parima võimaliku juhatuse hetkes. Et tuleks läbi just see, mis kõrgem juhatus tahab edasi anda ja öelda. Tahtlen, et see energiaruum on parimal võimalikul moel kaitstud ja hoitud. Ja palume seda infot siis, mis siit läbi tahab tulla meie kõigi kõrgemaks hüvanguks. See palosanto ikka räigelt tossab, vau. Kui sul on ka palosantot, siis võib-olla see on miski, mis hetkel toetab. Palosanto on väga hea kohale kutsuja ja fookuse seadja. Hästi oma keskmesse toob. Ma pean sulle näitama seda. Okei. Aga huvitav, ma ei ole seda kaardipakki mega kaua üldse puutunudki ja nüüd viimastel päevadel on see nagu põhiline, millest ma endale kaarti tõmban. Nagu sa tead, siis mina loen energiaid. Ma ei ole see klassikaline tarolugeja. Ma teen kõike väga enda sisetunde ja juhatuse järgi ja kaardid on lihtsalt instrument, mis aitavad minu inimminal paremini tõlgendada seda, mida ma tunnen ja mida ma näen. Ja praegu on minu ees siis 2 pakki. Üks on see. Minu meelest see on see põhiline, millega ma siin kanalil töötan, sellel YouTube'i kanalil. Kui sa ka paned tähele, et nii kui sa üritad maha istuda ja
koondada oma tähelepanu ja hakata millegagi tegelema, mis on sinu jaoks kuidagi püha või oluline või sinu aeg. Ja sa koged, et loomad su ümber või inimesed su ümber hakkavad kohe nagu megalt müttama ja trallitama ja kuidagi justkui sind segama, siis pigem see on sinu energiaväljendus, kuidas miski hakkas räigelt tööle ja jällegi, kuhu sina oma fookuse paned, on nagu see põhipunkt. Ja ma tunnengi, et me võtamegi selle lightsi ja siis me vaatame. Ma küll juba tunnen, muidu ma ei teeks ju seda siin. Tunnen siin miskit, sest vahepeal nüüd, kui ma maha istusin ja rohkem keskendusin, siis liikus see energia nagu kõhtu rohkem. Ja isegi natukene keerama hakkas kõhus. Kas ei taha oma väge vastu võtta? Või kogeda oma väe täieliku potentsiaali siin hetkes praegu? Tekib küsimus. Sest mul on tunne, et siin nagu see on niisugune pelgamise energia, et ma nagu pelgan vaadata, mis minu sees toimub. Kuigi nüüd, mida rohkem ma seda räägin, mida rohkem ma seda teen, ma ju vaatan iseenda sisekosmosesse, iseenda sisemisse universumisse. Vabandust, enda piiritusse, olemusse, kõikvõimalikkusesse. Seedimisega. Kas sa koormad oma seedimist üle, et mitte tunda nii palju? Tuli kohe. Torn. Tornikaart ja sellel kaardil lööb äike puu sisse. Tead, aga mina ei tunne siit seda torni klassikalist energiat, vaid mina näen seda valgust siit. See valguse kumma, kas sa näed. Mul on siin kõrval pritsid. Ja minu jaoks on see samane energia. Et kui me seni oleme harjunud siin talveunes olema ja meie leigikene ja me oleme seda pisikest leigikest hoidnud enda sees, enda südames, enda kõhus. Ja nüüd 1. veebruar, kui oli Bridgidi püha, siis see sisemine leek sai jõudu juurde. Ja just täpselt see alates 1. veebruarist, täna on, mis päev täna on, see on 3. Ongi olnud täpselt selline tunne, et meie keskmesse justkui lööb äike, aga kuidas sa võtad seda? Kas sa võtad seda, kui mu keskmesse lööb äike, ehk siis midagi on valesti, mingi suur energia tahab tulla, teha, kui see energia lihtsalt, et äike lõi puusse. Et kas see nüüd katastroof, puu on katki, puu põleb kuidagi seest väljapoole. Siin on liblikad on siin peal ja nad on kuidagi nagu ühenduses selle äiksega. Ja pisikene orav vaatab siit seda kõike. Ja ma tunnengi, et me kõik oleme siin nagu need oravad praegu, kes lihtsalt vaatavad, et äike lõi puusse. Midagi toimub, midagi säriseb. Midagi meie seest pulbitseb, ülesse. Siuke nagu pulbitsemise energia ongi, kui ma praegu seda kõike tunnetan. Ja minu sees lahustus ka nüüd. Siis pulbitsemine on õige see sõna. Ja nüüd ma näen, siit tagant tuleb veel rohkem valgust, ehk siis kui ma lihtsalt korraks seisan ja tunnetan ja lähen selle tunde sisse, siis ma tunnen kuidagi, kuidas suur nagu lainena või siuke nagu energialainena ma kuidagi olen tõstetud. Mu energia on kohe kuidagi tõstetud. Ja see on minu jaoks see valgus siin taga. Siit kumab ja siit kumab. Nii et me just kõik saame justkui praegu siukse nagu elektrilöögi parimas mõttes. Ja selles mõttes, et miks see nagu hea või miks see nagu parim praegu on, sest et ta raputab meie koore kõik lahti. Koor või võib-olla see puu siin oli nii mädanud juba. Võib-olla see pidigi nüüd lõplikult lagunema
ja kõik need varud või kõik need, mida me siia kogunud oleme siia puu sisse, äkki need pididki nüüd lendama üle maailma, üle universumi laiali, et sealt kasvaks uus. Nii et kui palju sa kogud oma väge enda sisse ja kui palju sa kogud ja varud enda tüve sisse, seni kuni sa jagad seda maailmaga, seni kuni sa seda välja saadad iseendast, pane see vool käima. Sest mina tunnen praegu see puit, kuhu see äike sisse lõi, see koor ja kõik see niikuinii pudises juba. Nüüd tõlgenda seda, kuidas sina tahad, aga lihtsalt kõik see koor pudises juba maha ja see kõik juba oli nagu niikuinii minemas, sest et nagu otseselt siit ei saa aru, et siin puu oleks. Ja valgus ei ole väga nagu hea. Siin on kujutatud puud, aga kui väga siit on aru saada, et siin puu on? Vaata, mina näen nüüd kogu see ring läks siin. Kas sa näed seda energiaringi siin? Kogu see ring. Nii et see sahmakas tuld ja jõudu ja sahmakas kireenergiat, mis me kõik praegu saame, see raputab meie koore kõik lahti, see näitab meile meie hirme, see näitab meile meie ebamugavust, kõike seda, mis on maha pudisemas niikuinii. Ja et me ei hoiaks enam neid pähkleid niimoodi kiivalt endale, vaid jagaks need kõik laiali, et nendest saaks kasvada midagi. Sina oled aednik siin. Sina oled aednik siin. Ace of Cups. See energia ongi kõik. Ma olen mitu päevast energiat tundnud endas juba. Ja ma olen ise täiega selles olnud. Ma tunnen seda, kogu seda valgust ja seda jõudu ja seda kõike enda sees. Ja siis minu koor kõik lööb värisema. Kas see on ikka õige? Kas me ikka peaks? Mis siis saab sellest? Kui suurelt? Kõik need küsimused, mis mul on olnud. Meeletu vari, mis on aktiveerunud selle peale. Aga ma lihtsalt istun. Lihtsalt korraks istun. Võtan selle hetke, tunnetan kõike seda, mis tahab tulla, tahab läbi minu loodud saada. Läbi minu maitse, läbi minu nägemise, läbi selle kõige, kui ma korraks istun ja kuulan seda. Lasen sellel ennast juhtida, nagu ma täna siin ka teen. Ma just jõudsin koju. Kell on 10 õhtul. Ma mõtlesin, ma tulen koju, ma lähen magama. Mõtlesin. Kas siin on veel miskit? Tunnengi nüüd sellist nagu lõdestumist selle, et siin on 2 valikut. Tegelikult on infinity valikut. No way, vaata seda. Vaata seda ja vaata seda. Kas sa näed siin seda ringi? Ja kas sa näed siin seda ringi? What? Lase sellel koorikul minna. Lase sellel koorikul minna, lase sellel valgusel juhtida. Lase sellel valgusel, kuidas iganes see sinu jaoks väljendub, kas mingi looming, vägi, minemine, tegemine, otsus. Lase sellel ennast juhtida. Lase sellel küllusel ennast juhtida. Su maitse on kindel, sest see on sinu valgus, see on juba otsustatud, see on juba siin, see on juba tehtud. Nüüd on see koorik vaja lasta vabaks. Me oleme põhjusega nii ägedas energia ajas praegu siin. Tule südamesse,
tule keskmesse, tule oma tuuma. See, mida sa oma kehas tunned, see pinge, see energia kogum, lase sellel paisuda. Alistu selle sisse, tunneta, mida see räägib. Tunneta, mida see räägib sulle. Seal on avanemine, seal on avardumine, seal on mingi sinu kood, seal on mingi sinu unikaalne sagedus. Ja ta ütleb sulle ise, mida sellega teha. Sest et siin on nii palju tõlgendamisruumi selle koha pealt. Kas siin on veel mingit... Võtame valgus omaks. Praegu, täna, siin. Pane see telefon ära, pane igasugused segajad ära. Need ainult viivad su fookused sellele, et äike lõi puusse. Äike lõi minu vundamendi, minu ehitatud müürid katki. See on sinu enda tellitud äike, see on sinu enda tellitud valgus, mis tahab läbi sinu särada. See ei ole katki, sinuga ei ole mitte midagi valesti, sinu valgus tahab kõneleda. Sa oled midagi juba piisavalt pikalt edasi lükanud. Oma südamt ja oma südame valikuid piisavalt juba edasi lükanud. Sa oled nii kaua hoidnud enda valgust, enda teadmisi, Sa oled juba professionaal, aga sa oled seda nii kaua ise endale hoidnud. Mis siis, kui me nüüd võtame piduri maha? Ma võiks siit järjest kogu selle paki läbi otsustada. Võtame selle piduri maha. Näe päriselt enda valgust, võta see omaks ja edasi. Praegu on aeg. Praegu on aeg. Jep. See oli kõik, jah. Praegu on aeg. Vaat seda energiat. See on kahtlev. Ta hoiab endale. Ta ei vaata ise siia koti sisse. Ta ei vaata selle poolegi. Ja ta ei lase ka teistel sinna vaadata. See on see energia, et ma hoian endale. Ma ei tea, ma ei julge siit koorikust väljapoole. Ma ei tea, ma ei ole kindel. Ja nüüd sa oled jõudnud endast selle pinge momendini, kus sa tegelikult tead. Tegelikult see otsus on juba tehtud. Et see miski, mis praegu selle peale üles on tulnud, et see tahab elamist, näitamist, jagamist, kogemist. Et nüüd on aeg alistuda sellele, mis iganes see tahab loodud saada. Ma tunnen, et ma hakkan juba venitama seda, et tegelikult on öeldud. Portaal. Portaal avarasse teadusesse. Ja see tuleb läbi aeglustumise. Nagu ikka. Aeglustumine, paus. Vaata, siin kõik istuvad. Kõik need kaardid, mis siin ees on, kõik need on siin praegu. Seda aru, nad keskenduvad sellele valgusele, nad keskenduvad sellele äikesele, mis tuli. Sellele valgusele, mis tuleb. Täpselt nii, nagu ma praegu siin tegin. Ma tulin koju, ma istusin bussis, ma kuulasin muusikat, ma tundsin, et ma pean minema koju. Ennem kui ma üldse midagi muud teen, mul on vaja istuda sellega. Selle tundega enda sees. Ja nüüd ma näen, mis siit läbi on tulnud. Nii et ma loodan, et see sõnum toetab ja avardab sind ja olen tänulik, et
et ma sain selle läbi tuua siia praegu sulle. Vau, see oli päris äge. Tšau!